aasta jaanuaris küsitles ajakiri Nature kokku 100 erinevat viroloogi, teadlast, epidemioloogi 23 riigist. Ja küsimus oli, millal koroona lõpeb? 90% nendest ütles mitte kunagi. Pandeemiast kujuneb endeemia, mis tähendab seda, et puhuti mingites piirkondades lööb see ikkagi välja ja see saab meile rohkem tuttavaks kui näiteks gripp, millest on ka saanud endeemia. Kuidas sellises maailmas elada ja kuidas see muudab meie tarbijakäitumist, sellest täna räägimegi. Ja meie paneelis on Kristjan Arunurm SAPist ja SAP tegeleb siis kätehügieeni keelipunktidega. Me oleme kõik kaubanduskeskustes näinud neid. Martin Rauam üritusturundusest Jolos, Tõnu Väet Eesti e-kaubanduse liidust ja Linda Gardner Boltist. Tere! Ma tahakski alustada sinuga, Kristjan, et räägime sellest, kui palju üldse inimesed enne viirust ja baktereid teadsid tunda enne koroonat. Kas inimesed muretsesid selle pärast, et neil on käed puhtad? Sest kui me täna siia tulime, siis me kõik desinfitseerisime käed ära, meile kõigil tehti kiirtest. Kas see nüüd edaspidi hakkabki nii olema? Need viirused olid ju enne koroonat meie ümber üle 200 viiruse igapäevaselt ja selles suhtes ei ole suures pildis mitte midagi muud muutunud, kui et koroona oli justkui ärataja ja loomulikult oli ta neist viirustest selline mastaapsem ja nagu võimsam ja hirmsam ja see äratabki inimesi. Meil on üks vahva tabel ka, et sa võid kommenteerida, et milline inimeste teadlikkus siis oli, et kas nad oskasid karta? Inimeste teadlikkus on vaatamata sellele, et ka enne oli teada, et üle 80% viirustest levib käte kaudu. Ja vaatamata sellele, et ka enne oli teada, et üle 70% inimestest tegelikult kardab avalikus ruumis nakkusi ja igasuguseid baktereid. Ja vaatamata sellele, et meie uuringute järgi ligi 90% inimesi ütles, et nad kasutaksid võimalust avalikus ruumis, kaubanduskeskuses, kohvikus käsi puhastada juba enne koroonat. Ehkki need võimalused puudusid. Aga inimeste harjumustel ja oskustel ja teadlikkusel on tegelikult natuke erinev muster kui tegelikul käitumismustril. Ja kui me panime need võimalused välja, siis ei olnud nii, et 89%, kes tahtsid tegelikult käsi puhastada, kõik puhastasid. Et tegelikult kasutas seda võimalust ainult alla veerandi. Me võime teha kohe väikse küsitluse, et meid on siin 5 tükki. Kes tesos täna käed ära, kui siia tuli? Mina küll. Mina? No ma olen seda korduvalt teinud. Korduvalt, Ma ütleks küll, et mulle nagu tundub, et enne seda pandeemiat ka see teema kuidagi hästi kiiresti tõusis nagu päevakorda. Et ma mäletan küll nagu eelmise aasta jaanuar-veebruar meil oli nagu arutelu teemal, et kas peaks SAP-masina panema kontorisse või ainult ürituste ukse peale ja kuidas nagu jõuda sinna, et inimesed päriselt hakkaks seda kasutama. Ja siis lendas kõik õhku, et selles mõttes mul nagu tunne, et see teema kui selline hakkas nagu jõudma just kuhugi ja siis meid nagu sa ütlesid, sunniti. No kuidas sa näed statistikas, et kas inimesed siis puhastavad käsi nüüd 1,5 aastat pärast seda pandeemia algust rohkem või see protsent on ikka sama? Rohkem küll, aga teavitustööd on ikka kõvasti vaja teha. Selles mõttes, et nii nagu me 1,5 aastat tagasi tuvastasime, et inimesed tegelikult ei oska käsi puhastada, et see tehnika, mida nad teevad, nad arvavad, et see on lapsest peale selge, aga me lõime kätehügieeni koolitusroboti, siis selle testimise käigus inimesed nägid, et ma ei oskagi näiteks peopesasid, ma ei oska pöidlaid puhastada. Aga mis need ongi? Peopesa ja pöial on siis? Enamasti jah, ja randmed, käeseljad, nii edasi, et seal on palju sellise erinevatel inimestel erinevalt. Et inimesed eeldavad päris palju asju, mida nad oskavad juba lapsest saati ja mis on meil käes, et see on nii elementaarne. Ja ega muide, kui sa küsisid, et kas ma nagu desinfitseerisin käed ära, et ma siiski vaatamata sellele, et ma olen nagu säppmän
siis ma soovitan kõigile, et esimene asi on ikkagi käsi pesta, et me ei soovita, et ärge nüüd vett üldse kasutage, et see desovahend ei võta muda maha, eks ole, et tapab need bakterid seal 15-10 minutiks. Ja... Me peame elementaarseks seda, et käed on puhtad, eriti nendel inimestel, kes toimetavad toiduga. Et Bolt Foodis, Linda, kas te peate kulleril ka kuidagi ütlema, et palun võta nüüd desovahend kaasa ja siis enne, kui sa kliendile ulatad selle pakki, siis sa desod käed üle ja pärast seda? Ja me kindlasti teeme teavitustööd selles osas kullerite hulgas ja loomulikult pandeemia ajal see oli väga aktuaalne teema ja me jagasime kõiki nõuandeid, mis olid riigi poolt või WHO poolt näiteks välja tulnud meie kulleritega, et kogu see protsess toimuks võimalikult turvaliselt. Samuti tekkis kontaktivaba kojuvedu. Me kõik kindlasti oleme kursis sellega, et kuller siis isiklikult ei anna sulle enam seda toitu otse üle, vaid jätab sulle selle ukse taha, et see tekitas ka siis inimestes suurema turvatunde, et viiruse levikut niimoodi takistada. Siin on Zapman, nagu sa, Kristjan, enda kohta ütlesid, on ju. Sul on üks vahva slaid selle kohta ka, et kui kuller on nüüd seal ukse taga või kuskil liftis, on, et paljudel inimestel on foobiad. Nad ei taha puudutada nuppe ega linke. Ja minul oli see foobia juba ammu. Nii. Ma arvan, et lapsest saati, et ma avasin kõiki avalikke linke kas niimoodi või kuidagi varukaga või lifti nuppu äärmisel juhul sõrmenukiga. Ja siis ma leidsingi ühe sellise natuke tobeda, aga siiski põhjapaneva uuringu, et 24% inimesi vajutabki lifti nuppu sõrmenukiga ja 9% suisa küünarnukiga ja 5% ootab, et keegi teine seda teeks. Ja ülejäänud inimesed siis ei karda. No võt, aga enne oli see foobia, aga nüüd see on uus normaalsus niimoodi. Kui me tere ka ütleme, selle, siis see on ka Jumal tänatud, keegi ei vaata mind enam imelikult. Eks ju. Tõnu, mida sa näed, kui hästi siis inimesed on harjunud e-poodides käima, et kõik istuvad kodudes, on ju, äärmisel juhul sõidavad selle oma koduliftiga, vajutades seda kuidagi näppu nupuga? No e-kaubandus on üldse viimased aastad ka enne pandeemiat kasvanud 25-30% iga aasta. Et eks sealt 1-10 ongi nagu lihtsam minna, seal on veel väga palju potentsiaali. See pandeemia nihutas ilmselt arenguhüppes 3-5 aastat edasi seda. Et kui näiteks kas või Eesti põhjal, siis eelmine aasta me monitoorime pakiautomaatide mahtu. Eelmine aasta näiteks eestlased tellisid pakiautomaatidesse, ainuüksi pakiautomaatidesse firmadest üle 9 miljoni paki, mida on 4 miljonit rohkem kui aasta tagasi, mis tähendab, kui võtta täisealised inimesed Eestis, siis iga täisealine eestlane tellis vähemalt 4,5-5 pakki rohkem kui aasta tagasi, et see on tegelikult päris suur maht. Sinna lisandub veel kulleri maht, aga see tervise teema on selles mõttes tore, et hiljuti mulle sattus ette näiteks Google Ameerikas otsingus on aastaga kasvanud, kas oli 260 või 280% toidu koju tellimine, aga samas näiteks 800% see, et kas toidu koju tellimine on ikka turvaline ja tervislik ja just see sama käte desinfitseerimine ja muu selline teema, et see pool ja teine asi ka inimesed, kui varem enne pandeemiat mõtlesid pigem plast oli ainukene teema, et seda võib-olla teadvustati, siis nüüd on hakatud ka e-kaupmeeste käest küsima, et kas on vaja ikka 5-kordsesse kilesse pakkida ja 6-kordse teibiga kinni tõmmata, et selles mõttes see pandeemia on nagu inimese kuidagi teadlikkust muutnud, et Linda, sa kindlasti näed oma töös seda? Ja ma olen selles mõttes väga nõus, et osad need käitumisnormid või harjumused nagu e-kaubandus või siis kas või toidu koju vedu, et need tegelikult olid kõik kasvavad ärid juba enne pandeemiat ja siis pandeemia kiirendas seda arengut ka meie hinnangul nii 2-5 aasta võrra, et olenevalt täpselt, mis valdkonnast me räägime. Ja tarbija kindlasti eeldab ja kindlasti tõusis ka keskkonnateadlikkus, et see jällegi aasta-aastalt inimestel nii või naa tõusis, aga jällegi pandeemia kiirendas seda, sest minu meelest pandeemia tõi väga selgelt välja mõned keskkonnateemalised valupunktid, nagu näiteks me kindlasti kõik mäletame esimese laine ajal, kui tootmine suuresti peatati, kuidas see mõjutas tegelikult õhu kvaliteeti
Aga kas sa näed, et kliendid küsivad ka seda, et aga kas ma saan teilt tellida toitu niimoodi, et see on korduvkasutatavas pakis või kas ma saan oma purgi saata ja pärast toote tagasi selle? Jah, kindlasti klient on palju teadlikum ja eeldab ka teenusepakkujalt seda keskkonnateadlikkust ja antakse tagasisidet selle teemal ja meie omapoolne suur huvi ja tahe on ka tegelikult sellele probleemile lahendus leida ja et töötada koos restoranidega, mõelda välja lahendused, kuidas tekitada näiteks pakiringlus või kuidas seda mõistlikult lahendada. Muidugi seal on palju väiksemaid probleeme, millele tuleb ka vastused leida, et kuidas siis need pakid kokku kogutakse, kes see kogub. Ja kuidas nad puhtad oleks. Ja kuidas nad puhtad oleks, mis siis saab, kui ei tagastata pakendit, aga see on üks suur valdkond, kus saab palju paremini teha. Mul on üks numbriline küsimus sulle. Kui palju te kullereid olete, toidukullereid juurde palganud võrreldes selle ajaga, kui koroonat veel ei olnud? Seda numbrit ma täpselt ei oska peast öelda ja see muidugi oleneb ka piirkonnit, et me oleme hetkel Bolt Foodiga 20 riigis ja siin võib-olla on ka hea näiteks tuua, et kui palju tegelikult kriis kiirendas meie arengut, et enne pandeemiat Bolt Food oli 4 riigis ja eelmise aasta lõpuks me olime laienenud 16 riiki, et tegelikult tulles just vastu sellele suurenenud nõudlusele, me kiirendasime oma laienemise plaane, aga täpselt numbrit niimoodi peast ma ei oska öelda ja see muidugi riigiti ja väga erinev. No need 20 või 16 ja 4 olid need numbrid, eks? Jah, 4. Et need on päris suur erinevus juba niigi. Inimesed ei viitsi kodus süüa teha, vähemalt mitte 1,5 aastat järjest. Ma arvan, et nii ja naa, et ühe poole pealt võib-olla et ei viitsita iga päev kodus süüa teha ja oldi harjutud näiteks lõuna kuskil kontoris sööklas või lõunat sööma, et otsitakse nüüd selle kodus töötades kaugtöö ajal alternatiivi sellele, et tellitakse võib-olla platvormi kaudu lõuna koju, aga teiselt poolt ma usun, et on tõusnud ka nende inimeste arv, kes teevad võib-olla isegi rohkem kodus süüa ja tänu sellele on tõusnud ka toidukaupade tellimise osakaal ja arv. Kohe sinnani jõuame, aga küsime enne, et kas inimesed viitsivad konverentsidel käia. Et võib-olla me kõik ei mäletagi enam, mismoodi nägid konverentsid välja siis, kui koroonat veel ei olnud. Et meil on aastast 2019 üks klipp, Tele2 üritus on see ja Martin, sa võid siis rääkida, et mis üritusega on tegu ja mida me siis näeme seal pildis parasjagu? Ja ütleme, et kui teised ütlesid siin, et areng kiirenes 2–5 aasta võrra, siis meie puhul oli nagu natukene teistmoodi selles mõttes, et see asja olemus nagu muutus, et kui ürituse kontseptsioon suures plaanis on inimeste kokkusaamine ja see live interaktsioon, et siis see nagu kadus ära, et kui me vaatame seda üritust, mis on nagu 2019 veel või ütleme enne kriisi toimunud, et suur osa selle ürituse nagu efektist tekib sellest suhtlusest, tekib kohast, toidust, joogist, dekoratsioonidest, hästi paljudest nagu tükkidest, mida saab siis seal kohapeal tarbida. Üks nendest on ka see sisu, mida siis konverentsil nagu räägitakse, aga see ei olnud tihti peamine nagu trigger. Ja kui me nüüd siis järsku jõudsime olukorda, kus kogu see tööriista arsenal võeti meil käest ära ja alles jäi ainult sisu, et siis see on nagu võib-olla see, mis kõige rohkem on muutunud, et me peame nagu tegema selle sisu sellesse ekraani formaati ja kuidagi proovima kompenseerida siis neid puudulevaid asju. Super lõbus tundus nendel inimestel olevat seal. Jah, Tele2 on selline challenger bränd, et neil ongi lõbus pidevalt, aga selles mõttes on jah, see hästi suur erinevus, et ütleme, et asja olemus ikkagi ka nagu väga suurel määral muutus, et me saame mingil määral rääkida innovatsioonist, et ütleme, see tehnoloogiline areng, ma arvan, et ei olegi nii kiire, kuna see tehnoloogia oli kõik olemas ennem, et midagi väga keerulist ja uut ei ole arendatud. Võib-olla kindlasti palju selliseid tehnoloogiapartnereid, kes seda teenust nagu pakkusid, on teinud hästi suur arenguhüppe ja nii-öelda oma käibe mõttes just, küll aga mitte nagu konkreetsetes lahendustes. Ja nüüd siis ongi see, et kuidas me jõuame sinna, et inimene seal ekraani taga üldse midagi vaataks, et ta üleüldse tuleks kohale. Et ta üleüldse tuleks kohale. Mul on üks järjekordne uuring siin, mis siis küsitleti 900 inimest ja suur enamus neist ütles, et nad tegelikult selle Zoomi konverentsidel on käinud palju rohkem, kui nad enne tavalistel konverentsidel käisid, sest nad on kättesaadavamad. Teatud Zoomi väsimus muidugi on, aga sul on nii lihtne minna. Just. Nüüd küsimus on lihtsalt selles, et kas see Zoomi konverentsi eest on võimalik raha ka teenida? Jah, see on nagu miljoniga küsimus. Suur vastus on, et täna pigem ei. Selles osas, et ütleme konverentsidega on üldse see, et
et inimestel on see selge Zoomi väsimus, ma ei ütleks, et see on nagu kerge, vaid see on ikkagi väga nagu fataalne, et väga paljud koosolekud ja asjad ei toimi ja suured firmad on hädas sisekommunikatsiooniga, et neil nagu inimesed ei oma seda kontakti enam nii palju. Aga mis puudutab konverentsi, et nagu sa ütlesid, et see inimesi on lihtsam kohale saada, efekt kindlasti töötab, see on üks hästi positiivne efekt, mida me näeme. Et on formaate, mis töötavad tegelikult paremini, kui nad töötasid ennem kriisi, mis on nagu kummaline, et sa saad kohale esinejaid, kes on ütleme, välisesineja, kes võib-olla muidu ei tuleks, samamoodi osalejad, kes võib-olla muidu ei tuleks, et selles mõttes, kui sa selle formaadi targalt valid ja ehitad selle üles hästi nagu vahelduvalt, põnevalt ja haaravalt, nagu televisiooni tehakse, et siis ta töötab paremini. Ta ei tööta nagu kindlasti samamoodi, aga ta töötab paremini. No, meil on üks näide sellest ka väga moodsast lähenemisest siis konverentsile aastast 2021, kus on see sama Tele2 üritus, mida me just hetk tagasi nägime taustaks mängimas, et vaatame korra selle ära. Me teame seda, et autoroolis ei tohi mobiiltelefoniga rääkida, aga mikrofoniga rääkimisest pole keegi midagi öelnud. Tele2 töötajad, kes te elate Tallinnas, pange ennast valmis, meie liigume teie poole. Meie oleme Tele2 ja me oleme laivis. Meil on ka Tele2 püstolreporterid peidetud üle Eesti. Täna me anname välja 8 erinevat väärtusekandja tiitlit. On siis suur au anda üle eelmise aasta Kire väärtusekandja tiitel. Esimese võitja juurde. Õige kuulsam mälestusmärk üldse. Me tulime siia, et anda üle aasta väärtusekandja julgustiitel. Nii ülikallis musi! Välja kuulutada 2020 aasta Kire väärtusekandja ja selleks... Mida? Siiamaani on kõik väärt. No see on selline väga hoogne videomontaaž. Jah, see peab hoogne olema, et nagu ma ütlesin, et see multitasking on kõige suurem probleem, et tervitan siinkohal kõiki vaatajaid, kes hetkel tegelevad millegi muuga. See on üsna tavapärane ja inimesed vaatavad niimoodi nagu sidekickina seda asja, mida nad siis vaatavad ja siis see nii-öelda tegijate oskus ongi see, et see teha nii nagu haaravaks ja niisuguseks vahelduvaks ja tempokaks ja nagu lihtsasti tarbitavaks, et lahutust on vaja. Ja inimesed on harjunud tänapäeval infot tarbima pisikeste pealiskaudsete tükkidena, nii nagu me sotsiaalmeediat tarbime, nii nagu me päris meediat tarbime ja ütleme, et kui eelmise aasta alguses mõeldi, et et mul see üritus, et no mis seal ikka, et teeme nagu ülekande lihtsalt ja siis küll inimesed vaatavad, tegelikult nad ei vaata, et nad saadavad e-maili ja teevad midagi muud. Et siis selles mõttes me oleme natukene leiutamas seda uut ürituse formaati, mis nagu töötaks, mille puhul inimesed tõesti on kohal, kuulaks ja saaks selle info nagu kätte. Seal on hästi palju erinevaid nagu trikke ja nippe, mille saab kasutada. Tõnu, kas sa proovisid ka eile ühel konverentsil osaleda? Jah. Ja kuidas läks? Kui palju inimesi oli seal sinuga koos? Täpselt nagu just kirjeldati, et tundsin ise ka korraks piinlikkust, et vahepeal tegin ühe kõne ja mõne meili ja eks ta kipub nii minema. Ja kusjuures see on konverents, mille eest ikka vanasti sai küsida siuke 280-350 eurot on ja et sa tuled kohale, sa teed networkingut ja siis kuuled nagu nii-öelda tarka juttu ka. Nüüd see on Zoomist tasuta, mingit raha ei saa, on ju, natuke see on igav ka. Seal ongi see, et sul kõik see suhtlemise ja need muud tööriistad on nagu ära võetud, alles on jäänud sisu ja paljude puhul võib juhtuda see tõehetk, et see sisu ongi ebahuvitav. Et see on asi, mis on nagu selles mõttes teema kindlasti, mida me oleme aastaid rääkinud ettevõtetele, et neil on mingi oma kindel formaat, juht tuleb lavale, näitab PowerPointi 2 tundi, kõik kuulavad, nad ei saa sealt ruumist ära minna lihtsalt, neil ei ole nagu valikut. Ja nüüd on siis selgunud, et tegelikult kedagi ei huvita. Et siis ongi see, et see asi, mis seal siis on vaja lõpuks öelda, kuna nii töötajate kui partnerite kui klientide kõikidega on ju vaja rääkida, tuleb pakendada kuidagi nii, et nad siis päriselt kuulaks. Ja see on võib-olla asi, mis kandub lõpuks üle ka sinna, kui me lõpuks siis nii-öelda tagasi läheme sinna päris saali ja inimesed kohale kutsume, et see PowerPointi aeg hakkab vaikselt saama ümber. See on päris karm vestlus üldiselt, mis sa pead siis pidama läbi inimesega, kes tahab üritust korraldada, et ma ei tea, sorry, midagi on teile öelda ka, jah, ütleme, et õnneks ikkagi enamus brändid, kellega me töötame, neil on ikkagi oma sõnum ja mingisugune nagu selge kommunikatsioon, mida tuleb teha. Lihtsalt me peame nagu selle formaadiga mängima, et me ei saa nagu seda sama asja lihtsalt lükata eetrisse nii, nagu ta kunagi oli, kuna inimesed võib-olla siis sõid, jõid, tantsisid ja neile nagu, nad olid selle pärast seal nagu kohal. Aga see on, ma arvan, pigem positiivne, et selles mõttes, et see
noh, kui te vaatate, ma ütlen, ma soovitan inimesi nagu televisiooni vaadata, et seal ei näidata 2 tundi slaide. Et selles mõttes ja seal on mingi oma loogika, miks telesaates on mingid 10-minutised jupid või veel vähem ja vahepeal on intervjuud, vahepeal on stuudio, vahepeal on asjad, et see on see formaat, mida me oleme harjunud tarbima ja millegipärast siis jah, arvati alguses, et virtuaalüritused võivad näidata päev otsa järjest mingit lava. No me e-poodides oleme kõik nüüd harjutanud käimist, on ju, ja võiks arvata, et samamoodi on seal e-poe siis pidajad või poepidajad saanud aru, et see on oluline platvorm. Inimesed siin käivad, neil peaks olema siin hea ja mugav toimetada. Tõnu, sul on vastupidiseid näiteid? Ja ei kindlasti, et see kui ma mainisin ka seda, et e-kaubanduse üldine areng tegi võib-olla niisugune 3-5 aastat edasi hüppes, et tegelikult tegi ka tarbija, mida ka puudutasime siin, et see keskkonnateadlikkus ja nii edasi, tegelikult on ka tarbija nõudlikkus väga palju kasvanud, eriti viimase sellise aasta-pooleteise jooksul, et näiteks tegelikult mobiiltelefon on see, millest tehakse enamus infootsinguid, et kas e-poest, uudiste lugemistest, see on kõige olulisem, et kui võtta ka üks keskmine Eesti e-pood, siis tegelikult 10-st kas 1 või 3 tegelikult mobiilis ei ole responsivad, need pildid, kirjad on nii väiksed, et sa ei saa lugeda, see on juba esimene asi. Teine asi, mis on muutunud, et kujutage ette, kui ebanormaalne see tundub, kui ma lähen õhtul poodi, ütlen oma perele, et tšau, näeme 1-5 tööpäeva jooksul, eks ju. Et tegelikult inimene tahab suhelda ja kohe, et väga paljudes e-poodides on jätkuvalt see, et vastame sulle 5 tööpäeva jooksul. Et see tundub nagu nii kauge ja võõras, et sinuga ei tegeleta, et inimene tahab saada personaalselt vahetut kontakti kohe chatis, kohe. Sa tahetakse 1 päeva tarnet, et tegelikult tahad kohe, et kui ma see tellimusteema tahan kohe kätte saada, et need on asjad, millega tuleb rinda pista. Teine asi, et kui sa Türil avad jalgrattapoe tänasel päeval, siis tegelikult väga paljud seda ei tunnista, et sa võid mõelda, et ma ainult tegutsen Türi vallas, või Türi linnas, et tegelikult sa ei tegutse ka Eesti piires, vaid kogu maailma piires, et näiteks kui eestlased tellisid eelmine aasta 1,4 miljardi euro väärtuses e-poodidest kaupa, siis pool piiriüleselt, ka jalgratta puhul, et mis sa teed, sa võtad oma mobiiltelefoni, sa võtad Google'i otsingusse jalgrattas, et mis sul saad ette tulevad, et väga palju, jalgrattas võib-olla ei ole kõige parem näide, aga tellimiseks kuskil mujalt, eriti, et kuna jalgrattaid praegu pole väga saada, aga mida iganes sa tahad tellida, kas või elektroonikat tellitakse väga palju ka piiriüleselt. Tegelikult sa pistad kaupmehena rinda juba kogu maailmaga, et see on nagu see asi, millega pead arvestama. Ja suured, näiteks Saksamaal on edukaid kaupmehi, ka Amazon tegelikult väga tihti, teed Saksa Amazonis tellimus, saad 3-5 päevaga selle kätte kiiremini kui võib-olla kohaliku kaupmehe käest, et see on nagu see challenge, eks ju. Me kohe teeme ühe otsingu läbi ühes Eesti ehituspoes, et võtame näiteks Bauhofi. Võtame näiteks Bauhofi ja proovime, et kuidas selle asju otsida on. Ja miks me võtame ehituspoe on see, et seda ehituspoodide otsing, mulle lihtsa tarbijana on tundunud see jube keeruline, mistõttu ma koroona ajal lükkasin kogu aeg edasi seda, et mul vaja dušinurka. Ma läksin ehituspoodi kohale, ütlesin, et nii, et mõõdud on sellised, et mis teie valik on, et mis dušinurgad teil on, mille peale müüja nagu laiutas käsi ja ütles, et aga kas te otse tootjalt ei küsinud või? Ma ei tea, et mis te seda poodi siis peate, kui ma otse tootjaga pean rääkima. Et Tõnu, ole hea, võta selle juhtimine üle, et proovi sinna Bauhofi minna ja siis otsida midagi. Kuule, kas ma võin ühe reklaami ka teha? Ma käisin üks päev kaarautas, lihtsalt, et koha peal mööda minnes. Et ma küsisin välisvalgustite kohta ja teenindaja, üks minust natukene vanem naisterahvas, käis mul järgi ja küsis veel, kas ma saan kuidagi aidata. Ma tundsin natuke imelikult, et kas ma äkki meeldin talle või mis tal on. Ja siis ma ütlesin, nii tore, et aitate. Siis ta ütles, et tead, ma pole 2 kuud saanud kellega rääkida. Et see on ka nagu siuke... Aga ma tahtsin korra kommenteerida seda... Sa tahtsid, et ma Bauhofi vaatan? Jah. Seda tehnoloogia arengu mõtet, et ma olen kogu aeg mõelnud see teenus nii nagu on Bolt Food, et see teenus kui selline oli ju tegelikult turul ennem olemas. Sa said tellida nagu toitu, siin olid erinevad brändid, pitsasid peamiselt ja mingeid muid asju ja see on ju 10 aastaid vana teenus. Aga et siis tuldi ja tehti selle teenuse kasutamine nagu lihtsaks inimesele, intuitiivseks, mugavaks, kaasaegseks ja siis järsku tuli kuskilt tohutu nagu business, mis ongi tegelikult näitab seda sama asja, et sa võid need jalgrattaid nagu müüa, aga kui sa teed selle nagu inimesele nagu päriselt nagu kaasaegselt mugavaks, siis ta on hoopis teine teenus.
et see teenus või toode peab pakkuma tarbijale mingit lisaväärtust, et see harjumus jääks püsima. Ja jah, et toidu poole pealt, kui ma saan näiteks toidukaubad jällegi tellida platvormi kaudu oma toidukaubad ja valik on see, mis oleks, kui ma ise poodi läheksin, on sama, siis ja kiirus on kiirem või sama, siis miks mitte selle teenust kasutada? Nii, aga Bauhofis hakkad sa otsima mida, Tõnu? No ega ma siis ei tea, eks ma pean välja mõtlema. Ma vaatan esimene asi, et neil on punasega kirjas, mis on ühest küljest hea, et poest kätte tarneviisiga on 1-2 tööpäeva, et vabandatakse selle eest, et varem oli Bauhausil see, et kui kaup on kohalikus poes olemas, saad kuni 3 tunniga kätte, et ma ise pean tunnistama, et ma tegin sotsiaalmeedia postituse selle peale, et ma tellisin ühe asja, mida näitas, et 20 tükki on seal poes olemas, ma ei ooda mitte 3 tundi, vaid 5 päeva. Ja lõpus, kui kätte sain, et selle peale küll üks inimene kirjutas, et tegi täpselt samamoodi ja Pärnust ja ootas 7 päeva, et ma tundsin isegi, et nagu aga tegelikult see on juba see asi, mille peale tegelikult enam inimene ei tule tellima, et millest võib-olla osad ettevõtjad siis väga täpselt veel võib-olla ei adu seda, aga just see sama rahvusvaheline konkurents ja teine asi on eriti teravanda minu arvates just nagu ehitus kuidagi sektoris, et need ehituspoed, kui võtta, nad on enamus tegelikult aeglased otsingud ei tööta ja edasi, et erinevad uuringud näitavad 25-30% inimesi paneb selle kohe kinni ja ta ei tule enam tagasi sinna. Sa saad ühe korra, ma panin kusjuures, ma ei tea, ma otsin näiteks, mul eile olid maja ees sipelgad, ma otsin, kas sipelga mürki on siin. Nii. Näed, leiab ilusti. Ja muidugi kiirus on ka natuke, mida võiks ilmselt ja see ei ole siin meie internet, sest et siin meil on fiiberkaabel, et see on nagu okay. Ma just mõtlesin, kas internet on aeglane. Meil on väga kiire internet. Aga kui on väga kiire ja kui on veel, ja kui sa veel mobiiltelefonist näiteks vaatad, et siia võiks ka mobiiltelefoni vaatama. Kuigi kui ma otsin sipelga mürki, ma ei tea, miks ma saan rotimürgid. Võib-olla see mõjub ka sipelgatele, ega ma ei tea. Ma tean, et inimene ei tohi küll seda vist süüa, eks ju, aga no võt, lihtsalt kuna ma panin ühe suvalise asja, eks ju, et ma ei tea, kuidas teistes kategooriates on, et sipelga mürk, siin tulevad sipelga mürgid ka. Noh, okei, ilmselt see otsing siis on optimeeritud nii, et ta otsiks mürke lihtsalt, eks ju. Jah, ma mõtlengi, et mis siin segab praegu selle juures, et mürgid on ju... Ei, okei, aga ma mõtlen seda, kui ma otsin sipelga mürki, siis ta võiks tegelikult ikkagi sipelga mürgid kuvada või siis vähemalt ees kuvada need, mitte lõpuks, eks ju. Et kuigi mulle tundub, et ma saan nad siit kätte. Siis üks väga minev kaup on üldse selle, mida pandeemia veel muutis, mis on nagu huvitav, natukene haakub ka nende konverentsidega, on see, et inimesed ju kodudesse ja kodukontoritesse. Eelmise aasta kevadel, et näiteks kui üks kaupmees mulle ütles, et tal on igasuguseid hantleid, ularõngaid, keegi kurat ei taha neid aasta tagasi, siis eelmine aasta kevad osteti kõik ära. Et inimesed koju, jalgrattad olid Omnivas üks minevam kulleri kaup, eks ju, et kodu tegelikult ja remont ja aed, et inimesed istuvad kodus, vaatad lage 7 päeva, et siis lõpus mõtled värviks üle. Et ka tegelikult igasugused asjad, vaatame, kas mulda näiteks Bauhofist leiab, sest ma tean, et need aiapoed väga edukalt... Ma võin korra rääkida see sama bränd... Proovin osta ühe. No proovi. See bränd, keda me siit vaatame, et ma ostsin ka sealt eelmine aasta mingi asja ja et kauplusest saab kohe kätte ja nõusõnaga see kõik oli natukene selline hektiline see kommunikatsioon, mis sinna järgnes. Ja siis, kui ma lõpuks kohale läksin sinna kauplusesse, siis selgus, et seal on mingi eraldi koht, kus neid asju kätte saab ja see tädi on juba koju läinud. Ja ma ostsin mingit suhteliselt standardtoodet, et pood on lahti, kõik inimesed on kohal, mina seda toodet kätte ei saa. Kui ma tahan, ma võin minna sinna päris poodi seda ostma ja siis tühistama selle tellimuse, milleks tuleb mingi meil saata. Ja ma pidin mitu korda käima, et seda lõpuks siis nagu kätte saada. Et see nagu näitab, ja siis see oligi nagu üks laud ja laua all olid kastid ja mingi tädi siis sealt andis ja see, ühesõnaga, et see oli selline improviseeritud lahendus. Ja me keegi ei kujutaks ette, et me hakkaks niimoodi kartulisalatit tellima. Et sa paned esiteks otsingusse kartulisalat, siis tuleb sinna hiinakapsasalat ja mingisugused Caesari-salat ja muud salatid on ja siis sa pead scrollima seal niimoodi näpp villis ja siis lõpuks öeldakse, et kuller tuleb 5 päeva jooksul ja siis pead vahetama ka. Ja siis, kui sa pead kodus olema selleks esiteks. Ja siis sa pead kodus olema ka veel selleks. Kodus ei ole, siis see läheb tagasi. Nii kaua, kui te rääkisite, nii kaua lisas ostukorvi mulda. Et see on päris kaua. Nii kaua võttis aega, jah? Ma ei tea, palju see oli 30 sekundit või 60, aga see on päris jõhkralt palju. Iseenesest, mis on nagu tore selle mulla puhul, et siin on tõesti väga spetsiifiliselt kirjeldus, saadavusspetsifikatsioonid kõik, et see on nagu väga ideaalne üleval isegi kast, et kojuvedu, tarnepaki automaati, millal kuigi
kui ma ise nagu 3 tunni asemel saan 5 päevaga, et ma natuke nagu tarbijana kõhkleks selles, et see on alati see, mis paneb nagu tegelikult ma järgmise ostu ilmselt teeksin nagu konkurendi juures, kui mul on niisugune 5-päevane kogemus. Kusjuures mul on täpselt sama juhtum praegu, mul on lapsele vaja aluspükse ja siis ma mõtlen, et kui ma hakkan neid tellima, ja siis ma tean, et ma saan sealt kauplusest 5 päeva pärast need kätte ja nüüd ma olen seda lükanud 2 nädalat juba edasi, et okei, et mul on lihtsam, kui ma sõidan sealt lihtsalt läbi. Aga tegelikult ma ei käi enam poes. Ma ei ole aasta otsa üheski poes käinud ja siis ma nagu kuidagi petan ennast sellega, et võib-olla ma kunagi tellin need asjad. Mis ma veel avastan siin, et ma tahan nüüd osta seda, aga ma ei saa osta ja ta viskab ette kirja, et minimaalne tellimuse summa on 20 €. Et seda minu teada ka kaarautod, Bauhofid ja kõik on ühtemoodi juhuslikult pakuvad seda 20 € miinimumsumma, et ma tean, et ma olen ise saanud kõnesid ja me oleme liitu saanud kirjasid tarbijatelt, eriti kui need poed olid kinni, vanematelt inimestelt, et ühte asja on vaja ja mis ma nüüd pean tegema ja kas see on seaduslik, et 20 € miinimumsumma, et tegelikult on, aga see on ka ühest küljest ma saan nagu aru, et aga teisest küljest, kui sa küsid nagunii ka, oleks sul saatmine tasuta, et siis on nagu miinimumsumma, aga saatmisest küsitakse ka täitsa korraliku summat, et põhimõtteliselt 10 € pean maksma, kui ma 10-liitrise mulla tellin. Kuigi mulla puhul ma olen täitsa nõus, ega sa ei telli ilmselt ühte 10-liitrist kotti, eks ju, et ma ei tea. No võib-olla küll. Ma suurendan kogust, et me saaks osta seda praegu, aga selles mõttes on ta väga okei, et ma ei määri enda autot ära, keegi toob mulle koju selle mulla hunniku, et ma väga nõus maksma 5 või 10 €, eks ju. Praegu proovime osta siis kohe 20 kotti sulle ka ja teistele. Linda, kui palju teil hakati koroona ajal tellima toidupoodidest kaupa ja kas see oli vajadus, et poed otsisid teid üles, et me pidime uksed kinni panema või et meil on nüüd see koroona aeg, et õudselt piiratud on see kliendi suhtlus, et palun hakake toitu siis nagu porgandit ja hakkliha ka laiali vedama? See oli üks osa siis meie ärist, mis nagu eelpool ka mainitud, väga kiiresti kasvas koroona aeg. Kindlasti oli see suuresti olukorrast tingitud, kuna inimesed olid isolatsioonis, toidukaupasid oli vaja. Nagu me kõik mäletame, siis esimese laine ajal tekkis ka väga teravalt see probleem, et tarneajad muutus väga pikaks toidupoodidest ja siis platvormid, Bolt Food näiteks olime valmis siis pakkuma lahendust ja meie platvorm, mis oli seni siis orienteeritud peamiselt restoranides toidutellimusele, olime võimelised siis lisama toidukauplused ka paari päevaga meie platvormile ja pakkuma siis inimestele lahendust, et nad saaksid toidukaupu koju tellida ja ütleme tipphetkel või kriisi tipphetkel selles mõttes, et piirangud, kui olid kõige rangemad, siis toidukaubad mõnel turul olid kuni 20% meie kõikidest tellimustest, et jah, see kindlasti väga jõudsalt kasvas see osa. Ma lisaksin siia, et mitte ainult toidumaailmas, vaid ka näiteks, ehkki näiteks meie neid kätepuhastusjaamu oli ka enne pandeemiat, siis pärast seda hakati rohkem teadvustama, siis suurte pindade omanikud hakkasid rohkem aru saama, kui keeruline on nende haldamine ja pidamine ja meie oleme ka ju selles mõttes kullerdame kõik kohale, teenindame, hooldame, vahetame patareisid, mis iganes, vahetame osasid ja kui nüüd selgus, et pandeemia muutis mõned kliendid niimoodi hästi hinnatundlikuks ja ettevaatlikuks, et nad ei tahtnud näha püsikulusid, siis nagu sa mainisid, et siin ostad mulda, et vaatad, et mingisugune koju toomistasu. Aga nad ei tahtnud näha üldse mingeid püsikulusid. Nad tahtsid teada täpselt, et palju su kuueelarve on mingisugusele asjale. Ka restoranid, kes nad ütlesid, me ei tea, kas me oleme 2 kuu pärast lahti, kas me oleme 2 nädala pärast lahti. Et me tahame maksta ainult selle eest, mida me kasutame. Ja siis me muutsime ka oma hinnastamismudelit. Praegu näiteks saab võtta doosikaupa. Et meil on doosipõhine hinnastusmudel täiesti selline uus toode välja töötatud, et põhimõtteliselt teenus on täpselt sama, aga kontseptsioon on jälle selline, et meil on kõik need nutikad jaamad, eks ole, esimesed Eestis loodud nutikad kätepuhastusjaamad, mis loevad ise doose, annavad teada, kui neil on kõht tühi ja patareid otsas ja nii edasi, mingi tehniline rike, et see on oluline selline, et meil on kõik nutikad ju. Autod on nutikad, ise sõitvad,
20-30 aastat tagasi keegi ei oleks arvanud, et selline vesi tuleb mingisugusest, ma ei tea, Saku-Läte või mis iganes tünn on sul seal kontori nurgas, et keegi ei oleks vee eest maksnud või selle vee kohale toomise eest. Põhimõtteliselt ikkagi nagu koroona ajal sinu äri peaks ju õitsema. Kõigil on vaja neid käsi desoda, on ju. Mis iganes su ärimudel parasjagu on, seda on vaja. Jah, no vaata, ega see, kui kõik kohad on kinni, et siis on kõik kinni, nagu kaubanduskeskused ja restoranid vahepeal kinni oli, ega meil siis ka kuskile viia ei olnud, et Bolt ja Wolt küll uhasid ringi, on ju. Ja meie jaamadele oli siis peale kleebitud seal näiteks Rocca al Mare keskuses oli säpi peale kleebitud Bolt ja noolega näidatud, et kuhu Bolti kullerid peavad minema, et kõik ülejäänud keskus oli kinni nagu, et ainult nendele kulleritele oli tehtud nagu viidad ja teejuhised, aga see oli ainult statiiv, kuhu oli midagi võimalik külge panna. Loodetavasti nad kasutasid ka sihtotstarbeliselt. Ma usun küll, jah. Aga ebastabiilsust on jube palju olnud ja paljud toidupoed koroona alguses, nad polnud sinnamaani isegi mõelnud, et võiks mingi e-pood olla, et mõned hakkasid alles siis toimetama. Aga tegelikult me tänases maailmas, me oleme juba samm kaugemale läinud ja tekib küsimus, et kas neid päris poode üldse vaja on. Ja on olemas üks selline nähtus nimega Dark Store, millest Linda, sina tead täpsemalt, et mis asi see on ja kus maailmas see juba tegutseb? Ja, no Dark Store ehk siis eesti keeles pime pood. Iseenesest ta on juba olnud ka juba mitu aastat eksisteerinud selline kontseptsioon, aga et see on siis kaubanduspind, kus kliente otse ei teenindata, ehk siis mina kliendina ei saa sinna sisse astuda ja hakata oste tegema, vaid ongi siis orienteeritud ainult interneti teel tellimuste täitmisele kulleritele. See on kulleritele, siis see on ladu, mis on kulleritele, eks ole? Jah, ja enamasti seal poes töötavad poe enda töötajad siiski, kes siis komplekteerivad neid tellimusi, on võimalik mõni pimepood või Dark Store on siis täiesti manuaalne operatsioon, mõnes kasutatakse rohkem automaatikat, aga jah, et iseenesest see ei ole nüüd pandeemia ajal see tekkinud, et see on juba olnud aastaid, aga mis muutub, et kui need esimesed pimepoed on olnud pigem suuremad pinnad, linna keskusest väljaspool, suuremate liiklussõlmede ääres, mis olid siis ehitatud pigem üles nii, nagu oli kaupmehele mugavam seda kaupa laiali või toidukaupu siis antud juhul laiali vedada, siis praegu uuem trend või mida me näeme on, et pimepoed liiguvad pigem tarbijale lähemale linnakeskustesse ja rõhutakse palju just sellele tarneajale, nagu Tõnu ka eelpool mainus, et tarbija on muutunud palju nõudlikumaks, kui ta teeb internetis või platvormi kaudu tellimuse, sest ta tahab seda kohe praegu või siis äärmisel juhul 24 tunni jooksul ja siis ongi need pimepoed liiguvad aga tarbijale lähemale, et võimaldada siis tarneaega 10-30 minutit. Et ongi siis erinevad vastavalt tarbija vajadusele, et kas ma soovin osta oma nädalast toidukorvi või siis ma teen õhtul näiteks pastat ja mul on pastakaste otsas ja mul on selle 10 minutiga vaja, et siis suudetakse täita seda soovi väga kiirelt. Kui me täna teame, et toidusektoris tegutsevad Selver ja Rimi ja Coop on ju, millal me siis Bolti hakkame nägema seal? No, eks me oleme kõigega turul toimuvaga kursis ja hoiame silma peale, aga hetkel mingid kindlad plaane selles osas ei ole, mida jagada. Sa ei või jagada? Ei, hetkel ei ole midagi jagada teha. Et idee poolest ma tean, et Hollandis on vist selline firma nagu Picnic olemas ja nemad muutusid väga populaarseks. Nende sõidukid sõidavad ringi ja sa teadki, et ma tellin Picnicust toitu, tavai, ja neil üldse mingit poodi ei ole, kuhu sisse minna ja ongi ainult see ladu, eks ole. Jah, et seal on kõik üles ehitatud, et kui tavalises toidupoes sul läheb palju rõhku, on vaja panna näiteks visuaalsele poolele, et kui kõrgel midagi on, kuidas hinnasildid välja näevad, turunduse aspekt, et siis selles pimepoes on kõik üles ehitatud efektiivsusele ja sul on võimalik komplekteerida mitu tellimust samaaegselt ja jällegi, nagu ma eelpool mainisin, et mida kiirem tarneaeg, seda parem ja seda rohkem konkurentsivõimelisem sa oled.
Eks siin on see, vaata, et kui nüüd rääkida, et nagu küsisid, et kas kaubanduskeskused kaovad ära ja kuhu, et tegelikult see kõik, see äri käib ju inimese ehk tarbija järgi, kuidas tarbija muutub. Et kaubanduskeskused kindlasti ei kao ära, aga nad muutuvad rohkem elustiilikeskustest võib-olla. Soomes juba öeldakse, et elustiilikeskus, sa lähed sinna hambaarstile, tood paki ära, mida iganes teed, eks ju. Tood paki ära. Paki sa võid ka sealt ära tuua, on ju, kaubanduskeskused ühe korraga, et tegelikult Roka keskuses ma avastasin ise, et seal on arsti mingi butiik tehtud, sa võid seal silmast kontrollida, mis iganes, ühe korraga kõik, Nad käivad vaatamas asju poes. Ja teine asi, et see niisugune omnichanneli pool, mida Eestis eriti ei räägita, aga näiteks äkki oli selline Versace, et kes näiteks tavaliste poodide kontseptsiooni väljatöötamisel palkatakse ka inimesi, kes võetakse appi, kes tegelevad e-äriga, et see pood näeks ka välja selline, et ta kõnetaks. Meil on väga palju poode, mis näevad 20 aasta taguse kujundusega välja, ka füüsilised poed, et tegelikult inimene, kui ta sul netikeskkonnas on või internetis, et ta tahaks samasugust, et see kõik peab nagu sünkima lihtsalt, et kui palju me peaksime neid vastuseid otsima, et missuguseks siis meil aasta pärast elu on muutunud meie endi käitumisest, et kui palju käite poes ja kui palju siis konverentsidel ja... No kuule, sult on ju ka aastaid küsitud, et millal televisioon ära kaob, ajakirjanikelt on küsitud, et millal ajakirjandus, millal ajalehed ära kaovad. Ei kao nad kuhugi, vähemalt veel mitte. Mina arvan, et need kaubanduskeskused ja tavalised konventsionaalsed poed ei kao veel nii pea mitte kuskile, kuni inimene vajab emotsiooni. Inimene vajab emotsiooni, nagu sündmusturunduses väga hästi teatakse, et samamoodi kui see sõltub kohapealsest atmosfäärist, meeleolust, nii edasi ja kaubanduskeskuses pannakse ka, kui sa ütled, et seal pimepoes on nagu kõik kontseptuaalselt on kõik nagu riiulites olemas ja sa võtad, mis vaja, aga päris kaubanduskeskustes on ju, me kõik teame, et on olemas seal kassade juures on need emotsiooni väljapanekud, nii-öelda impulssostude jaoks on ju. Ja inimesed kiruvad neid, aga tegelikult inimesed tahavad neid. Inimesed otsivad emotsiooni, nad jäävad seda otsima, nad otsivad meelelahutust. Ma tänan teid väga selle silmi avardava vestluse eest, et kuhu me võiksime liikuda, kus need emotsioonid ja meelelahutus meil veel tulevikus peidus on. Ja aitäh teid vaatamast ja mõnusat shoppamist ja emotsioonide ja meelelahutuse otsimist siis.